taas! Oleme jõudnud 3. virtuaalse tantsulahingu saateni. Meil on suur rõõm tõdeda, et 3. saateni oled jõudnud ka sina, armas võistleja või kaaselaja. Tänasega oleme saadetega jõudnud täpselt poole peale. See tähendab, et 2 ülesannet ja 2 saadet on selja taga. Vahepeal on ka palju toimunud. Jah, näiteks on söönud Tähtvere tantsukeskus, vahepeal vähemalt Kasti, Tere Kohukesi ja Viljandis tegutsev S-stuudio peaks soovi korral enda videosse uue kuju leidma. Tänase saate lõpus aga selgub juba 3. pähkel, mida meie võistlejad innukalt purema hakkavad. Samamoodi nagu jätkuvad voorud, jätkub ka meie põgus ringreis Põlvamaal. Tänane saade on täis tantsu, taimi ja muusikat ning seda kõike toome me teieni armsast Räpinast. Räpinas elab natuke üle 2000 inimese, kuid lisaks toredale elukeskkonnale tõmbab siia ka näiteks võimalus saada aiandusalane haridus. Kellele aga kättpidi mullas olla võib-olla ei meeldi või haridus on juba omandatud, saab tulla Sillapäe lossiparki suvitama, Räpina laulupeosalu avastama või Räpina sadamasse ja Poldrile linnuvaatlustorni uudistama. Endaga ühes tasub võtta ka kogunenud vanapaber, et Räpinas tegutsev ajalooline paberivabrik saaks sellele uue elu anda. Nagu arvata võib, läheks üksjagu aega, kuniks suudaksime kõik Räpina võlud üles lugeda. Eks saate käigus on võimalik veel muidugi ka oma teadmisi selle linna kohta täiendada. Igal juhul on meil hea meel, et Põlvamaa säärane kant asetseb ja meid tänav võõrustab. Just nii, nagu näha olen jõudnud siia Räpina aianduskooli õppemajandi kasvuhoonesse. Tuleb kohe soe tunne, kui mõelda, milline ilu siit kevadel tärkama hakkab. Kevadeni on aga veel aega ja sooja ilma tuleb veel pikalt oodata. Küll aga meie lahing aitab kindlasti temperatuuri tõusule kaasa, sest juba on tunda, kui kuumaks kisub olukord võistlejate seas, kes kohe üksteisele punkte asuvad jagama. Kadestan sind, Lotta, sest siin õues tõesti nii soe ei ole, kui sinul seal kasvuhoones. On nagu on, aga tõesti, asume kohe punkte jagama. Hindamine toimub täpselt samamoodi nagu eelmisel nädalal. Kõigepealt annavad hindeid võistlejad ja seejärel kuulame, mis on öelda meie auväärsel žüriil. Nii, Räpinale pilk peale visatud, hindamissüsteem üle korratud. Laurel jäi veel mainimata, et erilise au ja kuulsuse osaliseks saavad 3 võistlejat. Nendeks osutuvad need tantsukoolid, kes oma esitlusega panevad žürii pastaka järele haarama, kuna on paistnud silma millegi väga erilisega. Lõpuks saame kasuda vaatama, milliseks kujunesid selle nädala hinded. Taaskord alustab hindamist Saaresära tantsukool. Tere! Mina olen Laura Saaresära tantsukoolist. Ja meie kaasasime ka seekord hindamisse terve oma tantsukooli, kõik vanemad, lapsed, treenerid. Ja seekord tulid punktid nii. Ja 8 punkti sai meie poolt sel korral Tallinna Kanuti Aia huvikool. 10 punkti sai tantsustuudio Dance Stream. Ning 12 punkti läks meie poolt vinge idee ja väga osava teostuse eest, väga ilusate aksessuaaride eest. VK Jaanika tantsuline eliit! Palju enne! Aitäh saarlastele! Järgmised punktid annab S-stuudio. Hei, mu nimi on Lotta ja olen Viljandist S-stuudiost ja siin on seekordses lahinguvoorus osalenute punktid. 8 punkti saab S-stuudiolt VK Jaanika tantsuline eliit. 10 punkti anname Face tantsukoolile. 12 punkti saab väga mõnusa atmosfääriga ja tervikliku lavastusega video Chaté tantsukool. Aitäh ja edu kõigile järgmistes voorudes! 3. vaatame Tallinna Kanuti Aia huvikooli What Crew paremusjärjestust. Hei, olen Lauren Tallinna Kanuti Aia huvikooli What Crew'st. Teise vooru kavad olid väga vahvad ja lõbusalt tehtud.
Neid oli tore vaadata. Ja meie punktid on siis järgmised. 8 punkti läheb Tantsustuudio Dance Streamile. 10 punkti läheb Chaté tantsukoolile. Ning viimased 12 punkti läheb Face tantsukoolile. Soovime teile palju jõudu ja jaksu edastisteks voorudeks. Aeg heita pilk minu tantsukooli hinnangule. Hei, Edina siinpool. Väga tore on anda minu tantsukooli hinded enda sünnipäeval. Nii et siit tulevad minu tantsukooli 3 kõige kõrgemat kohta. 8 punkti anname Face tantsukoolile. 10 punkti anname seekord tantsukoolile Error. Ja meie 12 punkti kavale, mis jättis meid täiesti sõnatuks. Võimlemisklubi Jaanika tantsuline eliit. Palju õnne! Suur tänu! Nüüd anname sõna Chaté tantsukooli esindajale. Hei! Mina olen Kirsika Chaté tantsukoolist ja mul on hea meel teid tervitada tantsulahingu teises voorus. Seekord hindasid meie tantsukooli poolt videosid lapsevanemad, tantsuõpetajad ja selle grupi tantsijad, kes osalesid selle nädala video filmimisel. Siin on meie kõige lemmikumad tantsud. 8 punkti saab Chaté tantsukooli poolt Meie stuudio. 10 punkti läheb sellisele kollektiivile nagu Face tantsukool. 12 punkti tahaksime anda videole ja tantsule, mis pani meid tõesti uskuma millessegi maagilisse. 12 punkti VK Jaanika tantsuline eliit. Soovime kõigile põnevaid ideid ja rõõmsat meelt sellesse külma talve. Tšau, tšau! 5 tantsukooli on oma hinded nüüdseks andnud. Vaatame, kes on oma skoori sellel nädalal kõige võimsamalt avanud. Ma juba ootasin, kuna mina saan sellesse põnevasse hindamisse sõna sekka öelda, aga pärast 5 tantsukooli hindeid juhib 49 punktiga VK Jaanika tantsuline eliit. Nende järel tulevad Viljandi tantsijad Face tantsukoolist ja Emajõe kallastel tegutsev Chaté tantsukool. 4. positsioonil on taas Viljandi, kuid sedapuhku Dance Streami andekad tantsijad. 5. koht Jõgeva linn ja Chess Dance. Aitäh, Laura! Nüüd me siis teame, milliseks kujuneks tabeliseis, kui hindeid annaks vaid 5 tantsukooli. Ülevaade on igal juhul nüüd olemas. Jätkame ka hindamist. Järgmine on tantsukool Chess Dance. Tere, mina olen Kristel tantsukoolist Chess Dance ja meie punktid kujunesid selliselt, et hindeid said anda teist vooru lahendanud õpilased ja ka õpetajad said oma sõna sekka öelda. Punktid olid väga-väga erinevad, aga kokkuvõttes 8 punkti anname meie Chaté tantsukoolile, 10 punkti anname Tähtvere tantsukeskusele ja üsna üksmeelselt 12 punkti tuli Võimlemisklubi Jaanika tantsulisele eliidile. Ja kõik teie videod olid väga-väga põnevad, on näha, et on väga palju tööd tehtud, nii et näeme juba järgmine kord. Tšau! Aitäh! Nüüd võtame ühendust VAT stuudioga Tallinnast. Tere kõigile, mina olen Birgit, olen tantsuõpetaja VAT stuudios ja annan sellel nädalal edasi meie stuudiopunktid. Kuidas meie hindasime? Meie vaatasime tantsuvideote juures kõige rohkem koreograafia kaasahaaravust, tervikpilti ehk siis kas räägiti mingisugune lugu ja üleüldiselt vaatasime, mis meil südame kiiremini põksuma paneb. Ja tulemus oli selline, et 8 punkti läheb meie poolt tantsukool Chess Tantsule etteastega sõnad. 10 punkti läheb Tallinna Kanutia ja huvikoolile tantsuga Reisisa, aga
ja meie 12 punkti trummipõrin läheb Tähtvere tantsukeskusele etteastega Rahulik pühapäev. Ja see võitis meie kõige kõrgemad punktid sel nädalal, sellepärast et me nägime nii palju erinevaid stiile, filmitud oli erinevates kohtades, räägiti lugu, mis oli tohutult huvitav ja meil tõesti tõi see naeratuse suule. Nii et palju õnne Tähtvere tantsukeskus. Aga minu poolt ongi kõik. Ma soovin kõikidele inspiratsiooni, motivatsiooni, vastupidavust sellel tihedal võistlusel ja juba järgmise korrani. Aeg liita tantsukoolide skoorile Face tantsukooli punktid. Hei kõigile, mina olen Maria Face tantsukoolist. Esiteks väga tore oli sellest võistlusest osa võtta ja väga huvitav oli ka näha, kuidas teised seda teise vooru ülesannet tõlgendasid. Aga nüüd meie punktid. 8 punkti läheb S-stuudiole Üks õun päevas hoiab arsti eemal. 10 punkti läheb Tähtvere tantsukeskusele Rahulik pühapäev. Ja meie 12 punkti läheb trummiparin! Tantsukool Jazz tantsule tantsuga sõnad. Püsigem terve ja nautigem seda ilusat talveilma. Nagu ka eelmisel korral saab 9. enda punktid jagada meie stuudio. Hei, mina olen Linette. Hei, mina olen Matis ja me tuleme meie stuudiost. Hindamisest võttis osa kogu meie stuudio tantsupere. Ja siit tulevadki meie punktid. 8 punkti saab meilt VK Jaanika tantsuline eliit. 10 punkti saab Face tantsukool. Ja 12 punkti saab tantsukool Jazz tants. Palju särevaid tähti tantsu taevasse. Ja palju tervist. Tšau. Aitäh põlvakatele. Hindamiseks saab sõna Error tantsukool. Tere, mina olen Marju, olen Error tantsukoolist ning edastan meie seekordsed punktid. Hääletamisest said osa võtta kõik meie tantsukooli treenerid ja need tantsijad, kes siis ise seekordses väljakutses osalesid. Meie top 3, 8 punkti. VK Jaanika tantsuline eliit ja nende The Paradise Dream. 10 punkti. Chaté tantsukool Fake News. 12 punkti meie poolt seekord siis ühele tantsukoolile, kes tõi lavale väga laheda vahendi ja selleks on Face tantsukool, mis imelik masin. Hindamisjärg on jõudnud nii kaugele, et 10 tantsukooli on taaskord oma punktid andnud. Maname Laura jälle meie tabeli kõrvale ja vaatame, kes esiviisikusse on pürginud. Isegi tänane pakane ei suuda olukorda tabelis maha jahutada, kuid hindamisest nüüd. Evka Jaanika on punkte 2-kordistanud ja endiselt tabeli liider. Face tantsukooli lahutab esikohas siiski vaid 10 punkti. Esiviisikusse lisandus eelmise vooru võitja Tähtvere tantsukeskus, kes jagab 4. ja 5. kohta Chaté tantsukooliga. Punkte aina lisandub, nii et ma ootan põnevusega järgmise 6 võistleja hindeid. Punkt on tõesti juba üksjagu kogunenud. Sellegipoolest anname hindamisele aga hoogu juurde ja hindeid hakkab andma Gold Diggers tantsustuudio. Tere, mina olen Katri ja Gold Diggers tantsustuudiost. 8 punkti läheb Sest tantsustuudiole. 10 punkti läheb Tähtvere tantsukeskusele ja 12 punkti läheb täna Chaté tantsukoolile. Hoidke 11 ja järgmiste tantsudeni. Hindamist jätkab võistluse kõige lõunapoolsem osaleja. Järg on jõudnud Võru tantsukeskuseni. Tervist, siin Võru tantsukeskus. Tervitused Põlvamaale. Võru tantsukeskuse punktid on 8 punkti läheb Jõgevamaale Sest tantsukooli. Palju õnne! 10 punkti läheb Põlvasse meie stuudio. Palju õnne! Ja 12 punkti saab
Viljandi Feist-tantsukool. Palju õnne teile ka ja elagu tants! Aitüma! Vaatame, kellele andis oma 12 punkti eelmise vooru võitja Tähtvere tantsukeskus. Tere, kallis tantsulahing! Mina olen Marit Tähtvere tantsukeskusest ja edastan meie punktid. Taaskord kõikidel olid mega lahedad videod. Ma ei kujuta ette, kus me selle tasemega niimoodi välja jõuame võistluse lõpuks, sest iga korraga hetkel tundub, et videod lähevad aina paremaks. Meie tantsukeskuses said hääletada seekord taas tantsijad, kes osalesid siis selles voorus ja kõik treenerid ning meie top 3 on järgmine. 8 punkti Tähtvere tantsukeskuselt läheb VK Jaanika tantsulisele eliidile. Teise ja esimese koha vahe oli meil väga napikas, aga 10 punkti saab Tähtvere tantsukeskuselt Feist tantsukool ja 12 punkti läheb väga professionaalsele, huvitavale videole, kus ei puudunud ka väga heal tasemel koreograafia ja meie 12 punkti lähevad Chaté tantsukoolile. Aitäh! Näeme! Nüüd peaks meil ühendus olema VK Jaanika tantsulise eliidiga. Hei! Teise vooru punktid tantsulise eliidi poolt on järgmised. 8 punkti saab Chaté tantsukool. 10 punkti meie poolt lähevad Tähtvere tantsukeskusele. Ning 12 punkti saab kava, millel oli loov ja innovaatiline rekvisiidi kasutus, see oli teemakohane ning sellel oli omapärane liikumine. Hallo, Ott tahab tuppa saada. Feist tantsukool. Näeme järgmises voorus. Aitäh tantsulisele eliidile. Oma punkte hakkab andma Dance Stream. Tere kõigile, mina olen Rita tantsustuudios Dance Stream ja meie punktid tantsulahingu teise vooru videodele on järgmised. 8 punkti saab meie poolt Saara Sära tantsukool. 10 punkti S-stuudio. Ja 12 punkti sel korral anname väga laheda idee käsitluse eest tantsukoolile Just Dance. Aitäh, püsige terved ja lennukaid ideid 3. vooru. Tantsulahingus näeme. Ja ei jäägi muud üle, kui juhatada sisse teise vooru viimane hindaja, Aeroobik tantsukool. Tere kõigile! Mina olen Egeli Aeroobik tantsukoolist ja meie punktid on järgmised. 8 punkti saab Tähtvere tantsukeskus. 10 punkti saab meie poolt VK Jaanika tantsuline eliit. Ja 12 punkti saab meie poolt ühe olulise teema käsitluse eest ja väga põnev ja jällegi oli väga huvitav seda otsast lõpuni vaadata. Ja 12 punkti läheb meie poolt tantsukool Just Dance'ile. Palju õnne! Ja loodan, et kõigil on edaspidi ka super vinged ideed ja neid videosid on jälle nii tore vaadata. Aitäh Aeroobik tantsukoolile! Laura, milline on tabeliseis? Mingist 2+2 reeglist siin tabelis küll rääkida ei saa, sest võistlejad asetsevad tihedalt üksteise kannul. Viimati nägin nii tihedat sebimist vist algklassi söökla järjekorras, kuid mis seal ikka, siin on paremusjärjestus pärast tantsukoolide hindeid. Tabelist näeme, et esialgsed poodiumikohad on hõivanud Feist tantsukool 124 punktiga, VK Jaanika tantsuline eliit 123 punktiga ja Just Dance, kes kogus 117 punkti. Võitja väljaselgitamiseks palume natuke aga kannatust ja et aeg kiiremini mööduks, vaatame tantsu läbi muusiku silmade.
väikese vahepealana hindamise juurest olen korraks taimede vahelt tulnud siia muusikast kumisevate seinte vahele ja püüdnud siit Räpina muusikakooli koridori pealt kinni 18-aastase Tairi, kes on juba 13 aastat siin õppinud ja hetkel siin oma lauluoskusi täiendamas. Tere, Tairi! Tere! Nagu ma aru saan, siis seda maja sa vist külastad päris tihti? Jaa, väga tihti. Kas selle aja jooksul, kui sa siin käinud oled, ma arvan, et iga nädalati vist? Jaa. Kas selle aja jooksul toimunud esinemisi ja kontserte, kas suudaksid neid kokku lugeda või pigem on selline hägune? Ei, kindlasti suudaks, neid on tohutult palju olnud. Milline sellel viimasel aastal oli selline, mis jäi meelde? Või mida sa meie meenutad hea sõnaga, kuigi vist esinemisi oli suhteliselt vähe? Oli suhteliselt vähe ja aga natuke ikka oli. Ma mõtlen, et äkki Tähtede lava viimane, mis oli. Kas sulle tundub, et lauluvõistlused on kuidagi tantsuvõistlustega ka sarnased mingit moodi? Mingil moel ikka, sest mõlemal on muusika olemas. Kui nüüd natuke spetsiifilisemaks minna, siis kas sul tuleb meelde mõni kontsert, esinemine, kus sinuga samal laval olid vaheldumisi või oligi täpselt samal ajal tantsijad, mingi trupp samal ajal? No nii ei meenu, et oleks, aga kindlasti oleks väga põnev, kui see saaks toimuma. Mida sa arvad, et see juurde annaks ühele esinemisele? Kindlasti kuulajale annaks see nii palju juurde, et ta saaks laulu mõttest rohkem aru. Kas sa ise oled ka laval olnud tantsijana? Jah, olen küll. Kas arvad, et tantsija ja laulja peaksid jääma pigem eraldi lavadele või koos oleks see sünergia kuidagi parem või et ongi, sa ütlesid küll, et annaks seda mõtet kuulajale juurde, aga kas seal on midagi veel, mingeid nüansse, millele võib-olla tavainimene ei mõtle? Ma arvan, et kindlasti neid tuleks ühendada, sest see oleks tore ju näha mõlemat. Aga kindlasti tuleb jätta ka lauljatele ja tantsijatele oma tegemiseks ruumi. Ma küsin järgmisena, et oled sa kunagi näinud mingit tantsu, mis on tehtud sulle tuttava muusika järgi, aga kui sa seda nüüd tantsu visuaaliga üheskoos nägid, et siis on seda muusika mõtet sinu jaoks või kuidagi seda olemust sinu jaoks muutnud, mis oli enne, kui sa selle visuaali sinna kokku panid? Ja kindlasti. Kuna ma koolis olen tantsinud rahvatantsu, siis esimesena tuleb meelde kindlasti Põhjamaa, sest me oleme seda nii laulutundides laulnud kui ka nagu tantsinud rahvatantsus. Seega need on kaks erinevat maailma. Lauldes sa nagu laulad seda ja annad seda lauldes edasi, aga kui sa tantsid, siis see on üldse teine mõte, teine maailm, kuidas sa seda edasi publikule annad. Aga ometi ju need sõnad ja kõik jääb ju samaks, et publik ju täpselt samamoodi kuuleb seda täpselt samamoodi, et kuidas see, kas see muudab ka publiku jaoks või ongi, et endal on selline teistmoodi tunne sul kui siis lauljal, tantsijal samal ajal? Kindlasti ka mul, aga kindlasti ka publikul, sest silm näeb, kuidas inimene liigub ja annab oma kehast seda muusikat edasi. Aga kui sina peaksid valima ühe pala, mille järgi sa sooviksid näha mingisugust liikumist, tantsu, siis millise sa võtaksid? Sa kindlasti tead laule palju rohkem kui võib-olla tavaline inimene tänapäeval, et millise laulu sa võtaksid? No ma võtaks ühe lemmiku, selleks on Chopini Vihmapiiskade prelüüd, mida ma mängisin muusikakooli lõpuaktusel, kui ma olin lõpetamas oma klaveriõpinguid. Aga ma eeldan, et sellel laulul vist ei ole sõnu? Ei ole, see on ainult muusika. Aga see olekski eriline. Et see ongi, et sinu jaoks, et siis, kas see annab rohkem võimalusi endal mõtestada seda, kui laulul ei olegi sõnu? Või siis samal ajal ka me võime ju tavalist Nublu laulu järgi teha mingisuguse kava ja me saamegi, kui seda kurvalt tantsida või teha kurvad kostüümid selga panna ja siis me saaksime täpselt samamoodi või ikkagi see ei ole see? No oleneb ikkagi, sest sõnad nagu annavad inimesele ette, mida ta võiks mõelda. Kui sõnu ei ole, siis ta võib ise oma mõtteid mõelda ja see annab üldse teistsuguse vaatepildi. Kas võib-olla sa mängiksid väikse lõigu sellest laulust, mida sa siis soovitasid meie tantsijatele? Jumal, see oli nii ammu, kui ma seda mängisin, ma arvan, et see on juba meelest läinud. Okei.
aga suur aitäh sulle, et sa täna siia meiega tulid ja kas sul on midagi, mida sa tantsijatele ütleksid, et mis on see, et millele nemad võiksid sinu kui laulja pilgu läbi siis enda tantsudes tähelepanu pöörata? Kindlasti julgust, enesekindlust ja ma ei teagi. Jah, need on juba väga väärt soovitused. Nii et siit ma arvan, et tantsijatel on midagi kindlasti kaasa võtta ja eelmise vooru hindamisega hakkame jätkama nüüd. Nõustun Tairiga. Muusika ja tantsusünergia on midagi erilist. Kesknäetas aga enim meie kohtunikke. Saame teada nüüd. Hindamist alustab Tiina Kaev. Tervitan teid siit talviselt Hiiumaalt. Minu selja taha jääb meie imeilus ja uhke Tahkuna tuletorn. Aitäh teile! Oli väga põnev vaadata, kuidas igaüks oli leidnud oma lähenemise sellele ette antud ülesandele, mida te eelmine kord videolindilt nägite. Ja siit tulevad minu hinded. 1 punkt. Error tantsukool. Üllatus muinasjutumasinast. 2 punkti. Aeroobik tantsukool. Nutikad. 3 punkti. Tähtvere tantsukeskus. Rahulik pühapäev. 4 punkti. Tantsukool Cestants. Sõnad. 5 punkti. VK Jaanika tantsuline eliit. The Paradise Dream. 6 punkti. Tallinna Kanutiaia huvikool. Reisi saaga. 7 punkti. Tantsustuudio Dance Dream. Saunaminek. 8 punkti. S-stuudio. 1 õun päevas hoiab arsti eemal. 10 punkti. Face tantsukool. Mis imelik masin. Ja 12 punkti läheb minu poolt Chaté tantsukoolile. Fake news. Kohtumiseni 2 nädala pärast. Tšau, tšau! Saared suvepealinna. Hindeid hakkab andma teine põhikohtunik Ingrid Jasmin. Hei, armas tantsulahingus osaleja. Tõeliselt põnev oli sellel nädalal teie loominguid vaadata ja neid hinnata. Väga raske oli, aga väga põnev, nii et aitäh teile selle eest, et te näete vaeva, et te jätkuvalt tantsite, olete rõõmsad ja äärmiselt loomingulised. Aga nüüd ma pikka juttu ei teegi rohkem, vaid ütlen oma punktid. 1 punkti saab minu käest Face tantsukool tantsuga Mis imelik masin. 2 punkti saab Tallinna Kanutiaia huvikool tantsuga Reisi saaga. 3 punkti saab Saare Sära tantsukool Kunst on kunstis kunsti näha. 4 punkti saab minu poolt S-stuudio 1 õun päevas hoiab arsti eemal. 5 punkti saab minu käest sel korral Tähtvere tantsukeskus Rahulik pühapäev. 6 punkti tantsukool Cestants Sõnad. 7 punkti Error tantsukool Üllatus muinasjutumasinast. Ja nüüd need kõige viimased 3 kõige magusamat punkti. 8 punkti saab minu käest tantsustuudio Dance Dream Saunaminek. 10 punkti saab minu käest VK Jaanika tantsuline eliit The Paradise Dream. Ja 12 punkti saab minu käest Chaté tantsukool Fake News. Aitäh teile kõigile ja kohtume juba 2 nädala pärast. Tšau! Aitäh, Ingrid! Virtuaalne tantsulahing toimub esmakordselt ja erilisi traditsioone veel tekkinud ei ole. Aga üks siiski on. Selleks on külaliskohtunik.
Igast saatest võtab osa keegi tuntud Eesti inimene. Ka seekord on mul au sisse juhatada ja ulatada virtuaalne külaliskohtuniku rändtiitel armastatud Eesti artistile. Teie ees on Inga Lunge. Tere! Nii, ma sain nüüd aru, et see on nagu reegel, et keset ööd peaks oma sõnumi edastama ja andma teada punktid, mis ma siis kõigile nendele erinevatele tantsunumbritele olen pannud. Olen siin koos konnaga, väljas on suhteliselt külm. Juba ööga tahaks magama minna, aga annan kõik need punktid teada, et teil oleks homme tore siis ärgata. Minu punktid said järgmised. 1 punkti sai Saare Sära tantsukool. Kunst on kunstis kunsti näha. 2 punkti. S-stuudio 1 õun päevas hoiab arsti eemal. Juhu! Mul on nii kahju, ma oleks tahtnud kõigile hästi palju punkte panna, aga ei saa ju, ei tohtinud niimoodi teha. Nii et minu meelest olite kõik maru osad, aga ma jätkan. 3 punkti. Error tantsukool üllatus muinasjutu masinast. 4 punkti. Võru tantsukeskus pajapilt. 5 punkti. Tähtvere tantsukeskus rahulik pühapäev. No see kutt oli seal eriti chill, ma oleks veel tahtnud näha, et ta teeb mingis teises tantsustiilis veel kaasa, lisaks sellele viimasele. 6 punkti saab minu käest. Wow! No ma ei tea, kas ma ütlen õigesti hip-hopparid või siukene. Seal oli nii mõnus vibe. Tallinna Kanutiaia huvikool. Reisisa aga 7 punkti saab. Tantsustuudio Dance Stream, sauna minek. Appikene, kui toredad te olite ja kuivõrd hea tunde te mulle tekitasite. 8 punkti. Panused kasvavad. 8 punkti saab. Võimlemisklubi Jaanika tantsuline Elite The Paradise Dream. Vau, millised rollid, vau, milline liikumine, millised setid, kõik, hullud. Ja viimased 2 on jäänud. 10 punkti saab, kusjuures siin käis kõva rabelemine, minu enda jaoks, selle 10 ja 12 punkti juures. 10 punkti saab. Tervitused lähevad Tartusse Chaté tantsukool, fake news, ülilahe loo jutustamine. Mulle kui näitlejale väga meeldis. Ja 12 punkti. Minu meelest maksimaalselt ägeda teemavaliku eest ja selle eest, et kuivõrd palju erinevaid minu jaoks stiile, nüüd mõni koreograaf ütleb, et mis asja, kõik oli sama, aga minu meelest oli seal kuidagi seda sisu oli hästi palju, te tantsisite ägedalt, seda oli üles võetud kihvtilt, kõik need aeglustused mingisuguste tantsuliste liikumiste juures, see tegi selle vaatamise eriti nauditavaks. Niisiis 12 punkti, tantsukool, kes tants ja sõnad. Palju õnne kõigile ja mina konnakesega lähen nüüd tuppa magama. Suur aitäh, Inga! Sellega on meie hindamine tänaseks lõppenud ja aeg heita pilk võitjale. Tahaksin loota, et numbrid valetavad ja saaksime öelda, et kõik osalejad saavad endale tänasest saatest kaasa kotitäie punkte. Kahjuks aga nii ei ole. Sellegipoolest saame öelda, et võitja on VK Jaanika, tantsuline eliit. Palju õnne! VK Jaanika saab endale auhinnaks tõukekilgu matka Taevaskojas, mille on välja pannud Taevaskoja turismi- ja puhkekeskus. Lisaks saavad nad majustada terekohukestega, mida on suisa terve kast. Preemiate jagamisega aga jätkame. Nimelt on välja anda veel 3 eripreemiat. Mul on küll palun, kas sa saaksid natuke kiiremini teha?
võib-olla sa peaksid siis koos Dance Streamiga sauna minema ja sellega hoiaksid sa ka traditsioone. Eripreemia peretraditsioonide hoidmise eest on saanud tantsustuudio Dance Stream videoga Sauna minek. Chatee tantsukool videoga Fake News on pälvinud kohtunike eripreemia ühiskonna valupunkti äärmiselt professionaalse väljatoomise eest. Viimane eripreemia tervisliku toitumise propageerimise eest kuulub S-stuudiole. Soovime tänastele auhinna ja eripreemia võitjatele rohkelt õnne. Nagu igas saates kostitame me teid ka täna uue ülesandega. Siin Räpina muusikakoolis ei ole me sugugi juhuslikult. On üsna suur võimalus, et just muusikaga saab seotud olema meie järgmine ülesanne. Aga mida meiega Lauraga muusikast õige teame? Tantsida me selle järgi oskame, aga eksperdid me kohe kindlasti ei ole. Just sellepärast oleme otsinud välja oma ala eksperdid. Te kindlasti juba kibelete teada saama, kelle? Mina ei ole kunagi mingi eriline saladuste pidaja olnud, nii et mina ütlen ära, et meie anname nüüd 3. ülesande väljakuulutamiseks ja tutvustamiseks sõna Raadio Elmar spetsialistide Ele Adamsoni ja Henri Laumetsa kätte. Meie siin! No täpselt, niimoodi see kõik algaski. Ele tegi häält, Ele minu kaassaatejuht, Ele Adamson siis täpsema nimega saates Õhus on armastust, mis on reede õhtuti kella 6-10, soovitan kindlasti kuulata. Ja mina, tema kaassaatejuht, Henri Laumets, ma tutvustan siis siin. Aitäh. Nii, sünergia peabki tantsupõrandal olema täpselt sama hea nagu meie saateski meie kahe vahel. Me kogu aeg niimoodi togime ja nokime ja torgime teineteist. Ja, kes tahavad tutvuda, siis vaadake täpsemalt Elmari kodulehele, kuidas seda kõike teha saab. Aga meile anti siis igatahes üks väga vahva ülesanne, ehk siis me saame valida ühe loo, kahjuks ühe ainult. Ja, teie järgmise vooru. Ja, see oli raske valik, aga me saime sellega hakkama. Ja kuidas me valisime? Meil oli ikkagi suur koosolek selle peale, ma ikka tulised vaidlused, väga tulised, et mis lugu tuleb ja lõpuks, kas sa tahad ise öelda? Ma võib-olla ütleksin veel kriteeriumid, mis meil oli. Me tahtsime võtta sellist klassikalist lugu, mis ei oleks väga uus lugu, niimoodi, et inimestel on ikkagi rütm peas, nad teaksid ette, kus kohast võib-olla natukene hoogsama sammuga liigutada, kus kohast jällegi natukene tempot maha võtta. Ehk siis lugu, mis on veidi vanem, aga samas mitte nagu vanaemade ja vanaisade ajastust. Ja samas ka lugu, mis oleks positiivne ja tempokas. Ja, et tegelikult ongi, kui me selle loo nüüd välja ütleme, siis Elmar mängib väga erinevat muusikat, et mängib Nublut, mängib Jaak Joalat ja kõiki teisi Eesti artiste ka, et mängime siis Eesti muusikat. Ja lõpuks siis valiku puhul teatud mõttes sai määravaks ka see artist, või see bänd, kes esitab seda lugu, et Elmaris on Elmari laulu valimine ja see bänd võitis Elmari laul 2020 siis auhinna ja see on... Sa tahad nüüd seda lugu või? Ma tahan seda bändi kõigepealt. Meil on, bänd on Traffic. Traffic, just. Aga see lugu on... Kesköö disko. Nii, et läheb diskoks. Ja, et kuna meie teeme siis Õhus on armastuse saadet, siis see lugu on ka natukene ju armastusest ja kuna keegi praegu diskodele väga minna ei saa, siis diskotage selle laulu saatel. Nii, et päkad soojaks. Kuusad liikuma. Edu teile! No kuulge, selle järgi annab ju tantsida küll. Selle nädala ülesandeks on luuatants. Taustal võib kasutada ainult kõlanud lugu. Nagu ikka on klipi pikkuseks 2-3 minutit, seega jääb iga osaleja enda valida, millist lõiku ette antud muusikast kasutada. Oluline on ära mainida kindlasti ka ülikoolile omane kõnekäänd. Plagiaati ei tolereerita. See tähendab, et videos esitatav tants ei tohi olla varem ühelgi laval esitatud. Kohtunikud hindavad selles voorus eelkõige tantsu ennast ja võimet eristuda konkurentidest. Sellega meie tänane saade lõpeb. Aitäh, et olid meiega. Näeme juba 2 nädala pärast ja ikka pühapäeval kell 6.